Ma ei tule kuhugi. Mida sa seletad? Ma ei tule kuhugi. See on selle stseeni puhul tähelepanuväärne või üldse, ütleme, selle liini puhul tähelepanuväärne, et see noor Preili siin on mitte näitleja, ta on meie nüüd Grimmari seriaali Grimmi kunstniku tütar, väga andekas noor inimene. Eleriin Pihlak. Eleriin, ja Eleriin on täpselt just selline tegelane, kes kui ta piisavalt julgustada, natukene juhendada ja selgitada, mida me ootame, siis, ja kui ta muutub julgemaks, mis see kehtib ka muidugi teiste noorte inimeste puhul, siis sealt võib tulla väga kihvti tulemusi. See oli tõesti raske stseen. Miks see oli raske? See oli päris soe ilm oli kõigepealt ja hästi üks esimese soe ilma sellel suvel või hiliskevadel ja me olime kuskil siin läheduses põllu peal ja me tegime hästi palju duubleid, sellepärast vaene tüdruk pidi reageerima maksimaalselt nii-öelda siis täistuuridel ja eks see natukene keeruline tema jaoks oli, kui inimene on selline tore ja südamlik ja heatahtlik, siis tal on keeruline reageerida olukorras, millest olnud ei ole. Ehk siis peretüli oli konkreetselt, kui inimesel ei ole olnud, noorel inimesel ei olnud peretüli, ja ta ei ole füüsiliselt kellegile kallale läinud, siis teda peab kuidagi selleni viima. Ja ma ei oska öelda, kas me viisime ta selleni või mitte, igatahes lõpuks oli ta päris väsinud ja kuidagi selle väsimuse pealt hakkas tulema ägedad asju. Aga ta on lõpuks on see stseen päris meenev ja kihvt. No tavaliselt võitlustseenide puhul võiks olla nii-öelda selline koordinaator platsil, et seal me tegime sellist kunsttükki ja improviseerisime päris palju ja loomulikult selle taustatöö kõrvalt siis tegin seda rolli ja mingi tuubli käigus siis kukkus mul raadiosaatja vöö pealt ära. Ma ise ei tundnud meelde, et ma raadiosaatjaga mängisin üldse seal. Aga stseen kui selline, nii-öelda ja loo mõttes, kes on siis esimest hooaega näinud, et see andis siis Hendrikule päris tugeva impulsi, siis mingeid samme astuda kuhugi suunas, aga nüüd teisest hooajast, ma arvan, on näha, mis siis sellest tegevusliinist saanud on ja kas see on siis õnnelik või kurb. Kaklusseenide puhul on see, et täpselt sama kommentaar. Inimesed teevad midagi, mida nad võib-olla ei ole veel teinud oma elus. Et selle jaoks inimesed koolis käivadki, et metoodiliselt seda õppida. Kui sa oled mitte näitleja, siis see peab tulema kuidagi võib-olla selle pealt, mida sa oled võib-olla näinud kuskil mujal, filmides, võib-olla isegi reaalses elus. Ja just, et oleks nagu usutav, et sa oleksid õiges mingisuguses mentaalses konditsioonis ja see, et mille pealt see impulss tuleb ja kuidas see füüsiliselt välja näeks nii, et oleks usutav. Kõigepealt ei taha ju inimesele, ei tohi inimesele ja ei saa inimesele pihta lüüa, eks ju, aga nii, et sa tunneksid seda õiget tunnet nii-öelda ja et ekraanil näeks võimalikult robustne välja, eks ju. Ja usutav. See on nii-öelda see tricky part, eks ju. Et konkreetselt selle stseeni puhul rakendasime me ühte abinõud vist, mida me oleme ka hiljem rakendanud või kas me siin rakendasime üldse äkki mitte? Kas me panime liivakotid? Ei pannud, siin ei olnud liivakotte, selle me õppisime hiljem. Et kui panna pikal olev inimesele panna mitu liivakotti siia nii-öelda kõhu ette, siis on võimalik kõhtu lüüa niimoodi nii-öelda legaalselt, et midagi ei juhtu. Tahtsin oma vanaisa kohta küsida. Ma olen Daniel Kipper. Nii, see on siis hooaja lõpuärevus, kus me oleme jõudnud siis nii-öelda killeri juurde.
ja Daniel siin külmaverelise detektiivina siis läheb ise mõrtsuka koju ja mõrtsuka koopasse ja loomulikult läheb selle asi kurjaks kätte ära. Ma ei tea, mis selle stseeni puhul võib-olla kõige keerulisem selle stseeni puhul oli võib-olla sinna lokatsiooni pääsemine või jõudmine, et see oli midagi huvitav elamine kuskil, praktiliselt oligi metsa sees. Lemmikud lokatsioone, üliäge. Seal oli tegelikult kõik kunstiosakonna mõttes oli kõik paigas, et kunstiosakond oli rahvus minna kohvi jooma, kõik detailid olid nagu viimiseni paigas, lihtsalt keera kaamera ükskõik kuhu tahes, kõik oli täiesti perfektne, eftavääriline, kõik oli suurepärane ja paigas. Tuli lihtsalt meie tegelane ära grimeerida ja panna sinna keskkonda ja kõik oli super. Nii. Ruts möllab. Jaa, ega siis sellest võib-olla oskab jälle meie kunstik isegi paremini rääkida, et kuidas me neid klaase lõhume. Klaase me lõhume niimoodi, et tegelikult ei tahaks ju majapidamist. Me käime ju kellegi majapidamises ja püüame ikkagi käituda võimalikult hea peremehelikult. Ja nii, et meid ka võib-olla järgmine kord sinna oodatakse. Siis sellised stseenid tavaliselt tuleb teha nii, et kunstnik vaatab selle akna üle, võtab mõõdud, võib-olla võtab üldse selle aknaraami eest ära ja paneb enda aknaraami ette ja siis selle terve aknaraami, mis on tegelikult seal algselt oli, selle paneb ta pärast tagasi. Et sellised asjad, sellised lõhkumised ja laamendamised on reeglina nii, et me võtame ikkagi kõik kaasa, mida lõhkuda. Ja kõik aknamõõdud, asjad, kõik on võetud, eks ju, või on tehtud, ütleme sellest aknast mingisugune 3-4 mulaasi, eks ju, et me saaksime korralikult laamendada erinevast rakurssidest. Ja nii ongi. Midagi keerulist ei ole. Teises hooajas on Rudolfil ka selline põnev tegevusliin, mida Rudolfi tegelane on jah selline, Janek Joostil on ilmselt lõbus seda mängida, ta saab ennast korralikult välja elada, et saab hullu seest välja lasta. Teeme edasi. Teeme edasi.